Sõbrad, aitäh väga sooja vastuvõtu eest siin Jeruusalemmas. Teate, ma tulen, aitäh, ma tulen siia Genfis asuvast ÜRO Inimõiguste Nõukogust ja kui ma sinna ruumi sisenen, saan ma hoopis teistsuguse vastuvõtu. Nii et mul on hea meel selle muudatusega harjuda. Teate, sõbrad, ma pidin täna siin laval olema koos suursaadik Danny Danoniga, Iisraeli alalise esindajaga ÜRO juures, kuid ta ei saanud osaleda, sest pidi osalema ühel tähtsal kohtumisel ÜRO-s. Võib-olla olete näinud seda videot nende kokkupõrkest. See oli kohtumine seksuaalvägivalla teemal konfliktides ja suursaadik Danon mõistis hukka ÜRO peasekretäri viimase häbiväärse raporti, kus ta pani Iisraeli samale musta nimekirja koos Hamasi terroriorganisatsiooniga, süüdistades Iisraeli valelikult süstemaatilises seksuaalvägivallas. IDF-i kaudu. Ja kui ta alustas kõnet, katkestas teda ootamatult üks ÜRO peasekretäri esindajatest, naine nimega Vanessa Fraser, kes oli varem Malta suursaadik ja on nüüd relvakonfliktides laste eriesindaja. Ja ta katkestas teda ning neil tekkis konflikt. See levis internetis kulutulena. Ja üks vaidlustest oli selles, kellel oli õigus, kui teda katkestati. Ja oli olemas veebisait nimega Security Council Procedure. Ja nad ütlesid, et sellel naisel oli õigus suursaadikut katkestada. Ja loomulikult oli see vale. ÜRO töötajal ei ole õigust liikmesriigi esindajat katkestada. Ja ma vastasin Twitteris sellele kontole, Security Council Procedure, kes peaksid olema eksperdid. Ja ma ütlesin, et võin teile isiklikust kogemusest öelda. Mind on isiklikult hukka mõistetud, teate küll, väga-väga palju kordi, 100 kordi, ja mul ei ole õigust sekkuda. Ainult liikmesriik saab kodukorra küsimuses vahele segada. Ja siis see konto kustutas äkitselt kõik oma säutsud selle teema kohta. Miks ma seda mainin? Sest see näitab, et peasekretär Guterrese esindaja rikub selgelt protseduuri, et katkestada Iisraeli riiki. Midagi, mida nad kunagi ühegi teise riigi puhul ei teeks. Nad katkestaks kunagi Hiinat, Katari, Venemaad, Pakistani ega Venezuela riiki. Nad lihtsalt ei tee seda. Ja ometi, kui asi puudutab Iisraeli, siis nad katkestavad. Ja teate, Guterres on see, kes kurikuulsalt juba 2 nädalat pärast 7. oktoobrit tuli ÜRO ette ja ütles, jah, ma mõistan hukka 7. oktoobri rünnakud. Aga ta ütles, et on samuti oluline märkida, et Hamasi rünnakud ei toimunud vaakumis. Need ei toimunud vaakumis. Ja seda öeldes asus ta loetama arvukaid väidetavaid palestiinlaste kaebusi Iisraeli vastu. Siis suuliselt õigustas Antonio Guterres 7. oktoobri rünnakuid. Ja tead, mitte kõik, mida Guterres ütles, ei olnud vale. Kui ta ütles, et rünnakud ei toimunud vaakumis, daamid ja härrad, siis mitte miski, mida keegi meist täna tegi, ei toimunud vaakumis. Kõike mõjutavad meie ümbrus, meie kultuur, need, kes on meie ümber. Aga kui härra Guterresel oleks natukenegi enesereflektsiooni, oleks ta võinud küsida, kes oli nende Hamasi terroristide kasvataja, kes 7. oktoobril Iisraeli tungisid ja julmusi toime panid. Kes neid õpetas? Noh, endise UNRWA õigusnõuniku Johan Sufi sõnul käis 90% Gaza elanikest UNRWA koolides. UNRWA koolides. See ei juhtunud vaakumis. Sul on õigus, härra Guterres. Loomulikult ei toimunud rünnakud vaakumis. Nende jõleduste toimepanijad olid sinu haridussüsteemi vilistlased, härra Guterres. Sinu koolide vilistlased. Ja lubage mul jagada teiega mõningaid sõnu meie võitluses terrorismi ja antisemitismi vastu Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis. Ja ma mainisin UNRWA-d. Teate, hiljuti oli uudistes, et UNRWA vallandas lõpuks 70 töötajat seotuse eest terrorismiga. Ja nad ütlesid, et me ei tunnista midagi. Aga las ma ütlen paar sõna UNRWA kohta ja sellest, mida me oleme viimase 10 jooksul ja eriti viimastel aastatel paljastanud. Teate, UNRWA-d on rahastanud kõik lääneriigid, kõik EL-i riigid, Kanada, Austraalia, nad rahastasid UNRWA-d miljardite ja miljardite dollaritega. Ja see 7 aastakümne jooksul pole nad ühtegi palestiinlast ümber asustanud. Vastupidi, nagu ütles Šveitsi välisminister Ignacio Cassis, see on perversne loogika. Me jätkame konflikti alalhoidmist.
UNRWA-l on patoloogiline eesmärk hoida palestiinlasi sõltuvuses, rahulolematuses ja sõjaseisundis Iisraeli vastu, õpetades neile, et nende missioon on Iisraeli lammutamine niinimetatud tagasipöördumisõiguse kaudu. Need, kes tungisid 7. oktoobril Iisraeli, uskusid, nagu neile UNRWA koolides õpetati, et nad kasutavad tagasipöördumisõigust. Ja UNRWA ütleb, aga me õpetame, nad ütlevad Euroopa maksumaksjatele, me õpetame ÜRO väärtusi, me õpetame inimõigusi ja ÜRO väärtusi. Kes on UNRWA õpetajad? Me paljastasime eelmisel aastal oma raportis Teachers of Terror, mille leiate meie veebilehelt, et Gazas oli õpetajate ametiühingu juhiks härra Suhail al-Hindi, kes oli 30 aastat õpetaja, koolidirektor ja 8000 UNRWA õpetaja juht, keda rahastavad lääne maksumaksjad. Suhail al-Hindi oli Hamasi poliitbüroo liige. Ta on siiani Hamasi poliitbüroo liige. Te võite näha temast pilte koos Yahya Sinwariga. Nii et õpetajate ametiühingu juht, õpetaja ja koolidirektor on Hamasi poliitbüroos, mis kavandas 7. oktoobri rünnakuid. Minge Libanoni. 1,5 aastat tagasi oli Fatih al-Sharif UNRWA õpetajate ametiühingu juht, samuti 30 aastat õpetaja ja koolidirektor UNRWA koolis Liibanonis, õpetades palestiinlasi. Lääne doonorite rahastatud kõrvaldati 1,5 aastat tagasi, kui Iisraeli kaitseväe rakett tabas tema kodu Liibanonis. Fatih Sharif sai oma palga kätte ja samal päeval teatas Hamas. Iisrael tappis meie juhi. Ma ei ütle, et ta oli Hamasi juht. Hamas ütles, et Fatih al-Sharif, UNRWA õpetajate ametiühingu juht Gazas, oli Hamasi juht Liibanonis. Ja nad esitasid video, kus ta on koos Ismail Haniyega ning näitasid teda ringi liikumas Hamasi ihukaitsjatega. Ta oli Hamasi juht. Ja kui nad küsisid ÜRO peasekretäri pressiesindajalt, kuidas on võimalik, et teie koolide õpetajate ametiühingu juht oli Hamasi juht? Ta ütles, et teate, kui on olemas maa-alune relvarühm, mis tegutseb salaja, siis ongi see maa all. Kuidas me oleksime saanud seda teada? Kuidas me oleksime saanud seda teada? Aga meie avaldatud raportis on 100 lehekülge. Kuidas me oleksime saanud seda teada? Te oleksite saanud teada, sest ta kuulutas seda iga päev. Ta kuulutas seda iga päev oma Facebooki lehel, mis oli kogu maailmale avatud. Fatih al-Sharif kuulutas välja oma toetuse Hamasile, postitas endast pilte koos terroristidega, pilte endast Hamasi matustel, tähistades terrorirünnakuid. Kõik teadsid. Ja tead, Lazarini on nädala pärast pensionile minemas kui Hamasi juht. Ja me kavatseme nõuda tema süüdistamist kaasosaluses sõjakuritegudes, terrorismis ja inimsusvastastes kuritegudes. Ta ei saa öelda, et ta ei teadnud. Ta teadis ja meil on selle kohta tõendid. Ja mul on hea meel öelda, et lõpuks on Ameerika Ühendriikide valitsus UNRWA rahastamise lõpetanud. Nad andsid varem $400 miljonit aastas. Nüüd on see 0. UNRWA ei saa USA-lt enam sentigi. Rootsi lõpetas $10 miljonite ulatuses UNRWA rahastamise, enam ei anta neile raha, aga meie võitlus seisab alles ees. Prantsusmaa, Ühendkuningriik, teised Euroopa riigid, Kanada ja Austraalia rahastavad endiselt agentuuri, mis on välisminister Rubio sõnul Hamasi haru. Siia on UNRWA. Ja kui me tahame selles piirkonnas rahu saavutada, siis deradikaliseerimine algab ja lõpeb UNRWAga. Nüüd paar sõna ÜRO Inimõiguste Nõukogust, mis koguneb praegu, kui me räägime. Ja täna, kui me räägime, on ÜRO Inimõiguste Nõukogu liige Jordaaniast pärit Reem al-Salem, kes on ÜRO raportöör naistevastase vägivalla küsimuses, ühtlasi ka ülemaailmne Iisraeli naiste vastu suunatud vägivalla eitaja. Ja ta esineb täna pärastlõunal Genfis ning esitab oma viimase raporti, mis muu hulgas süüdistab Iisraeli genotsiidis. Ja ma loodan, et keegi astub talle täna vastu. Ma loodan. Ja näeme, mis saab. Jääge kuuldele. Aga lubage mulle öelda paar sõna ka teistest raportööridest ja sellega ma lõpetan. ÜRO raportöörid peaksid olema ÜRO kroonijuveelid, sõltumatud inimõiguste eksperdid. Ja me avaldasime just nädala või 2 eest raporti pealkirjaga From Watchdogs to Ideologues, mis räägib sellest, kuidas politiseeritud ÜRO raportöörid õõnestavad inimõigusi. Ja me dokumenteerisime, kuidas need, kelle ülesanne on inimõigusi kaitsta ja kes peaksid olema sõltumatud, inimesed nagu Yorgos Katsugalos, kes on ÜRO ekspert demokraatliku ja õiglase rahvusvahelise korra alal, said eelmisel aastal Hiina kommunistlikult parteilt $100,000. See on ÜRO dokumentides, mille me avalikustasime. $100,000 Hiina kommunistlikult parteilt tema büroole. Samal aastal käis ta propagandistlikul üritusel Kreekas, kus tutvustati Xi Jinpingi raamatut. Ja ta kiitis Xi Jinpingi visiooni, samal ajal kui ta sai $100,000 Hiina kommunistlikult parteilt. Ta ei kritiseeri kunagi Hiinat. Ta ründab iga päev Iisraeli, süüdistades Iisraeli genotsiidis. Teine ÜRO raportöör on Ben Saul,
õigusteaduse professor Sydney ülikoolist, tuntud isik. Ta on ÜRO terrorismivastase võitluse ja inimõiguste ekspert. arva ära, ta sai $150,000 Hiina kommunistlikult režiimilt, kuna ta pole kunagi öelnud sõnagi selle kohta, et Hiina paigutas miljon uiguuri laagritesse terrorismivastase võitluse ettekäändel. Ja ta pole selle kohta kunagi sõnagi öelnud, samal ajal kui saab Hiinat $150,000. Iisraeli mõistab ta aga hukka iga teise päeva tagant. Ta süüdistab Ameerikat, Ameerika presidenti ja sõjaministrit mõrvas, nõuab nende arreteerimist ning teda rahastab Hiina. Lõpuks Alina Duane, ÜRO sanktsioonide vastane ekspert, sai $1,3 miljonit Hiinalt, Venemaalt ja Katarilt, kuna ta koostas aruandeid, mis kiitsid Hiinat, Venemaad ja Katari. Ja Venezuela, Zimbabwe, Süüria ja Iraan. Riigid, režiimid, mida ta külastas, et kujutada neid sanktsioonide ohvritena. Lõpuks mainin veel üht raportööri, kellest olete kuulnud. Francesca Albanese, ÜRO Palestiina raportöör. Nagu te teate, ma ei pea sellele publikule seda ütlema. Ta on öelnud, et Ameerikat kontrollib juudi lobigrupp. 7. oktoobril kaitses ta Hamasi, ütles, et sellel on kontekst ning kordab seda Twitteris iga 5 minuti tagant. Ta kordab kõige hullemat verevalet Iisraeli kohta. Ta on genotsiidi laimu peamine levitaja. Meie võitleme vastu. Meie võitleme vastu. Me oleme ta paljastanud. Me oleme paljastanud tema vihkavad märkused. Ta on nüüd esimene ÜRO raportöör ajaloos, keda on hukka mõistnud Prantsusmaa, Saksamaa, Kanada, Holland, Ühendkuningriik, Argentiina, Ungari, Ameerika Ühendriigid ja paljud teised riigid. Läti, Eesti, paljud teised riigid. Ja hukkamõist on oluline. Ja meie juhtisime kampaaniat. Me saime 120 000 inimest, sealhulgas paljud siinolijad, kes allkirjastasid meie petitsiooni, milles palusime sekretär Rubiol tegutseda, kui ÜRO ei suutnud tegutseda. Sekretär Rubio teatas esimest korda ajaloos, et Ameerika Ühendriigid kehtestavad ÜRO ametnikule sanktsioonid. 9. juulil esimest korda ajaloos ÜRO raportöör Francesca Albanese sai Ameerika Ühendriikidelt sanktsioonid. Enam ei pea ta loenguid Harvardi, Princetoni, Georgetowni ega Columbia ülikoolides. Talle on keelatud siseneda Ameerika Ühendriikidesse. Ta ei saa kasutada pangakaarti, ta ei saa kasutada debetkaarti, ta ei saa vastu võtta makseid. Ja tema sõnul on need sanktsioonid laastavad. Ja nagu ta ütleb, oripile, oripile. Väga hea. Väga hea. See saadab heidutussõnumi. Ja pärast seda, kui talle sanktsioonid kehtestati, saime kätte tema abikaasa, kes töötab Maailmapangas ja osaleb tema õhutamises. Ta alandati Maailmapangas oma ametikohalt viha kõhutamise eest. Ja pärast seda, kui talle sanktsioonid kehtestati, astus Iisraeli vastase uurimiskomisjoni juht Navi Pillay tagasi. Me kuulsime, et tal on perekond Ameerika Ühendriikides. Ta kartis, et kui talle sanktsioonid kehtestatakse, ei saa ta Ameerika Ühendriikidesse siseneda. Ta astus tagasi. Sõbrad, meil seisab ees väga raske võitlus, olgu see siis UNRWA või ÜRO raportöörid, me ei anna alla. Me jätkame vihkajatega võitlemist. ÜRO loodi tõelistel inimõiguste põhimõtetel. Me kavatseme neid tõelisi põhimõtteid kaitsta. Ja ma tahan lõpetuseks meenutada, mida Lubavitcheri Rebe ütles Iisraeli peaministrile, kui ta oli 1980-ndatel ÜRO suursaadik. Ta ütles, sa astud sisse, sa astud ÜRO-sse, sa astud pimeduse majja. Sinu ülesanne on süüdata tõe küünal. Seda me kavatsemegi teha ja me ei anna alla. Suur tänu!